Tere kuulama, uudistega eetris Rohke Debelak. Majandusministeeriumis olid eile koos valitsuse, Eesti Energia ning võrguettevõtete esindajad ja aruteluks oli elektrienergia hind lähemas ja kaugemas tulevikus. Praegu ei ole usaldusväärseid arvutusi ei Kliimaministeeriumil ega ühelgi teisel osapoolel. Elektritootjate ja jaotajate ühine seisukoht on aga, et vaatamata elektrienergia tuntavale kallinemisele lähiaastail ei kujuta see tarbijatele lõppkokkuvõttes ohtu, et tema väljaminekud suureneksid. Kuigi elekter võib 10 aastaga kuni 5 korda kallimaks minna, jääb igakuine kulu elektrienergiale keskmisel majapidamisel siiski praegusele tasemele, sest mängu tuleb tuuleenergia. Eesti mereäärne asukoht tagab piisaval hulgal päevadel aastas tugevat tuult, et kui ka elektriliinide olukord nüüd arvesse võtta, siis keskmisel majapidamisel on nii sageli elekter ära, et igasugune kulu puudub. Elektritootjatel ja jaotajatel on välja töötatud ka arengustrateegia, mis välistab investeeringud ühendustesse ning tarbijatele jääbki nii nende raha alles. Veel positiivset, valitsus annab teada, et automaksu arvestamisse tehti muudatusi. Puudega inimestele kompenseeritakse automaks toetuste kaudu, samuti otsustati laiendada puudega inimeste ringi ja määrata ka kõikidele maainimestele puue, et ka nemad saaksid toetuste kaudu kompenseeritud automaksu negatiivsete külgede eest. Maal elavad inimesed ongi puudega, sest ei ole siiani mõistnud, kui kahjulikud nad oma hobiga elada kangekaelselt maal riigile on. Maainimesed saavad alati kõigega pihta, mida eales riik ette võtab, on kogu aeg hädas ja vajavad igas oma tegevuses toetusi, alates põllumajandusest, lõpetades põllumajandusega ja tavalised inimesed peavad selle kõik kinni maksma, märgitakse teate lõpetuseks. Rahvastikuteadlaste korraldatud uuringust aga selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75 kuni 87 aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui aastal 1995, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87 aastasena, on tõusnud juba enam kui 34%. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavaid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et 2030. aastaks tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane ja iga täisikka jõudnud mees 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67 kuni 74 eluaasta vahele, mis on 32 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Ja lõpetuseks Eesti juhtivate rahvastikuteadlaste seni kõige põhjalikum uurimistöö annab põhjust väita, et järjest enam Eestimaa noori astub oma esivanemate jälgedes. Põhjalik uuring tõi välja ka selle, et jäljed viivad enamikel juhtudel kodust poe ukseni, siis poe taha, kus jäljed tavaliselt katkevad. Sel talvel astus esivanemate jälgedes enam kui 1700 noort. Eetris olid uudised.